Vahekorraline miiting, 5.45, saame kõik kokku Kikerjärgne põllu juures, kus on suur maderpind ja absoluutselt kõik anti neile teada. Liistatud, seda teed ma tean, Andres. Okei. Ühesõnaga, Taavi on ees, mina taga. Sest et... Ma koodin ja seda shortcut rääkis, et sa Jake võib-olla ise ei tea ka seda teed, et ta on vähemalt või Hugo. Ühesõnaga, me läheme Taaviga sinna miitingule, et Taavi läheb enda autoga, mina enda omaga, sellepärast, et minul on jäänud veel Priimeris natukene kreini võtta. Et samad põllud, mis siin tee ääres nüüd on. Täitsa perses, kus raputab. Vabandust. Aga ühesõnaga näitan. See põld on mul jäänud kreini võtta. See põld on mul jäänud kreini võtta. Ja Taavi seletab vahele. Jep. Ja... teised siis võtavad... Kõik rahvased seal on, siis võib-olla kõik ära söödud ka juba. Hästi perses, kuidas ma saan nii YouTube'i videot teha, kui Taavi vahele räägib kogu aeg, Aga ühesõnaga, alustame ühe korra veel siis. Läheme koosolekule, need põllud on minu võtta veel, Taavi sõidab enda autoga ees. Taavi jääb sinna, sellepärast me läheme kahe autoga, sest seal Kikerjärgne juures Taavi peab Chaserpini peal olema. Mina tulen pärast enda autoga siia tagasi, lähen kuskile sinna taha, kus on minu heeder. Ja võtan seda põldu edasi, mis siit võtmata on. Muidugi see ei ole see põld, vist see on selle põllu äär, minu põld on seal diagonaalis kuskil taga. Aga selge, see video on nii segane, et aitab küll. Aga põhimõtteliselt see öövahetus on mu unegraafiku nii pekki keeranud, et täna ärkasin mingi kell 2 päeval, ma arvan. Võimalikult isegi veel hiljem, ma kella ei vaadanudki. Ja praegu on väga reits unekas, kui kell on alles 7 õhtul. Sikke uimane on olla ja muidugi see ka nüüd, et me käisime seal suurel siis koosolekul, mis pidi olema kell 6, 15 enne 6 tegelikult. Jõudsime sinna, terve farmi rahvas oli kokku aetud, absoluutselt kõik, kes meil siin on. Ja mis siis toimus oli see, et ilmselt juba tähistasime ära harvesti lõpetamise. Kuigi hetkel ma olen meil põllu peale, teen viimaseid põldusid. Aga jah, et saime burgerit, saime energiajooke, mitte energiajooke, Coca-Colat ja mingit muud limonaadi. Toodi sinna jäätist, toodi friikaid, igast asju, kõik ei jõudnudki süüa, et ma võtsin ühe burgeri tagant järgi mõtlen, et oleks võinud võib-olla natuke midagi veel võtta. Et kas sellest nüüd kogu õhtuks jätkub, ma ei tea. Hetkel on hea olla. Ja sõime korralikult kõhud täis, tiksusime seal natuke aega. Ja nüüd tulime siis tööd tegema, aga ma räägin, et hetkel on nii hull siuke väsimus peal ja unekas, et ma ei tea, kuidas ma selle vahetuse vastu pean. Samas ma tean, et neil võib-olla nii pikalt ei lähe kui teistel, et eile Taavi lõpetas tööpäeva 6:30 hommikul alles. Sai päris korralikult tunde teha. Ja meie lõpetasime eile mingi 2 öösel. Täna ma ei oska ennustada isegi kaua siin minna võib sellepärast, et maderpinn ei paistnud kusagilt. Aga 3 rekat on siin. Üks oli vist ühene ja teised on mingi 2 või 3 aagrisega, ma isegi ei vaadanud. Ja ma ei oska öelda, kas meil täna tuleb veel rekasid või on need ainsad. Aga ühesõnaga, see põld läks siin tunduvalt kiiremini, kui ma arvasin. See esimene põld, mida meile alustasime, ma ei tea, kas me võitsime ööga sealt pool ära või. Võib-olla võitsime. Ühesõnaga, päevane vahetus lõpetas selle põllu juba ära. Nüüd me oleme siin teisel pool, teeme teist poolt. Ja Aga kui ma seda teist poolt praegu vaatan, siis ma olen suht kindel, et seda me ka tänasega ära ei lõpeta, et see homme päevavahetusel teha jälle. Ja ma olen enam kui kindel, et siin on veel kuskilt, sellepärast et ma sõitsin täna mööda farmi ringi, ma nägin igal pool vilja tegelikult. Aga ma ei ole 100% kindel, kui palju sest meie farmi oma on, kui palju meie võtma peame ja nii edasi, et eks see siis paistab. Kuna mul on jätkuvalt üsna igav siin, sest et mul ei ole internetti, siis ma mõtlesin, et ma siis näitan natuke seda kombaini lähemalt. Kuna inimesed ütlesid, et tegelikult ei olegi väga viga nendel kombainis filmitud
ma ei tea, jutuajamistel siis, et siis miks mitte veel. Et siin on küll väga pime, aga ma natukene siis näitan seda kombaini lähemalt. Just pigem nendele inimestele, kes võib-olla pole siis üldse kombaini seest patent, kes pole üldse kokku puutunud põllumajandustehnikaga. Ja neile, kes on minust targemad, siis juba vabandan ette ära, kui ma midagi valesti ütlen või midagi, mida ma siis ei tea. Et võite mind parandada julgelt. Aga tegemist on siis John Deere S680 mudeliga. Ma aastaarvu täpselt ei tea, aga ma julgen pakkuda, et see võib olla mingi 2015 midagi sinna kanti. Et hetkel on ta teistest kombainidest siis oluliselt väiksem ja ka tunduvalt vanem. Et teised kombainid, mis meil kontraktoritel siin on S780 äkki või. Ja need on mingi 2020 peale mudelid, et ikkagi uuemad. Nendel on juba teistsugused ekraanid sees, nendel on juba kaamerad igal pool ja nii edasi. Aga nagu sa näed, siin on rool, siin on suunatuled, tavalised tuled, signaal, pojamehed, kõik mis eluks vajalik. Siin all on ütleme 3 pedaali pidurid ja siis see väike liigutab rooli üles-alla. Pluss sa saad veel siit rooli seda tilti muuta, nurka. Ja siin on olemas ka need jalalauad. Et ma tean jälle osad vaatavad, miks sa oled saabastega, miks sa ei ole sokkides. Vabandan ette ära jälle, et ma täna olen pidanud suht palju kombainist väljas käima, siis see põrand on siuke must ja räpane ja ma ei viitsi kogu aeg tõmmata harjaga puhtaks seega. Hetkel ma olen siis jalanõudega. Aga jalaraud üli mõnus asi, mina ütleks, sellepärast et kes teab, kes on sõitnud vanemate John Deere traktoritega, osadel traktoritel ei olegi näiteks siukest asja. Ja siis hakkad nagu puudust tundma sellest, kui sa näiteks teed mingeid pikemaid tööd, kui sa saad autotrakiga ühest otsast teise paugutada. Kas äkki 8R-il juba uuematel siis on normaalsed jalarauad siin ka olemas traktoritel, ma nüüd räägin. Siis nendel on ka siin, sest et iste on keeratav on ju. Aga siin on meil kõrvaliste ja iste, selle all on külmkapp, mis minul kahjuks ei tööta. Siin taga on siuke klaas, siit sa näed palju sul sellest kolust siis on kreini. Et see on neil kõigil, vahet pole mis mudelil. See väike ekraan, sealt siis näed oma informatsioonid, ma ei tea, kuidas seda hästi kokkuvõtvalt ja hästi lihtsalt siis seletada. Sa näed ära mootori pöörded, hetkekiiruse, see number siin näitab, kui kõrgel sul siis see eest agregaat on hetkel. Siis siit sa näed ära selle, kas ta on sirgelt, kas ta on ühele poole tiltis, kas ta on teisele poole tiltan ja seal on igast muid asju veel, eelkõige kütus ja kõik muu. Et ma väga põhjalikult seda asja praegu siin ei seleta, sest et ma ei tea ka ise kõike päris täpselt nii, nagu võib-olla oleks õige seda seletada. Aga siin on meil olemas raadio, siin on olemas ka Bluetooth. Saad kuulata enda muusikat, üleval laes on 2 ovaali, John Deere'i omad, kus juures suhteliselt hea kvaliteediga heli on. Küll ei ole siukest bassi nagu on traktorites, aga ütleme, oleneb, mis muusikat sa kuulad, et saab ikkagi päris normaalselt bängerit lasta siit. Siis igal pool laes õhuavad, et normaalselt ikkagi kliima puhuks jahedad sulle, sest et päevad on palavad ja isegi ka õhtud on palavad. Siin ees on olemas sul päiksesirm, traktoritel on ka külje peal olemas ja tagaaknad, aga siin siukest luksust pole, siin on ainult sul üks. Laetuli, salongi filter asub siin, kes veel ei tea, traktoritel peaks olema ka selle koha peal. Ja mis ma sulle ikka siin väga palju seletada oskan, iste, käetugi, käetoe sees on taskud. Siin on siis su juhtpaneel, see on see põhikank siis, seda ette liigutades masin liigub edasi, taha tõmmates masin liigub tagasi. Et suht sarnane nagu siis John Deere spreijeritel on see asi, vähemalt nendel spreijeritel, mis meil siin on. Et siin peal on ka 100 erinevat nuppu on ju, see nupp siin liigutab siis sul seda hoogerit ehk toru külje pealt välja kokku. Selle nupuga saad selle aktiveerida, käima panna. See nupp siin tõstab ees olevat agregaati on ju, üles-alla, saad seda tilti muuta. Siis see siin tõstab nüüd seda keerlavat värki seal ees. Saad samamoodi üles-alla, edasi-tagasi lasta. Siis siin need numbrid, need on meil ära salvestatud kõrgused. Mina hetkel kasutan neist ainult numbri 1, mis siis tõstab ülesse leini lõpus. Sest et päevase vahetuse vend on salvestanud enda jaoks siia mingid kõrgused, aga mina neid kõrgusi selle põllu peal nii kasutada ei saa ja ma ei viitsi tema omast kogu aeg üle salvestada. Siis see nupp siin on autotrack,
see siis hoiab sinu joont selle järgi, kuidas GPS seadestatud on, seda ma näitan natukese aja pärast. Siin on meil pöörded, on ju, 3 eri astet, 2 suurt lülitit, see lülitab siis tagumise osa sisse, see lülitab siis eest selle käima. Käsipidur, esimene töökäik, teine töökäik. Ma räägin kõige lihtsamalt seletatud üldse, et siin on väga palju lisafunktsioone, aga nendest ma ei hakka täna üldse rääkimegi. Kliimaseade, siit saab puhurit näppida, siit saab temperatuuri juurde keerata, kliima on, esiklaasi puhur on ju. Esimesed töötuled, tagumised töötuled, vilkur automaatse peal, ohutuled, siit saab muusika siis mute'i peale panna, mul millegipärast oligi. Selles mõttes meil on see two-way ehk salasaatja ja ma keerasin seda praegu natuke maha ka, sellepärast et teised põllult kostab sisse, mida teised räägivad ja siis samal ajal ma ei viitsi videos üle karjuda. Aga siit saad heli juurde näppida, ma ei tea, mis iganes kõne vastu võtta, mute'i peale panna, laulu vahetada. Et see info, kui ma siit toksin seda, siis tuleb siia ka, hetkel näitab unknown title, sellepärast et hetkel ei käi mingit muusikat. See ekraan näitab ära siis wet, winter, tali, vili siis või ma ei tea, kuidas seda tõlkida. Võib-olla kõige olulisem asi, mida sina peaksid siit teadma, on see, et see näitab ära sinu siis paagi täituvuse, greinipaagi, 31% on praegu siis seda vilja meil seal paagis. Siit saame vahetada seda kaarti, siit need sinised jooned on siis need, mis sa juba oled ära teinud, on ju. See näitab sinu hetkerada, autotrack on. Siin on olemas ka klient ehk siis meie farm, Haddon Riik. Siis on farmi osa on Priimer, põllunimi Lauriston ja Straight Track ehk siis otsejoon. Ja siis see lausajoon siin näitab ära meie põllupiirid. Siit saame veel vaadata natuke täpsemini andmeid, on ju temperatuur, siis keskmine umbes palju hektarit tunnis. Liikumiskiirus. Praegu ma sõidan natuke aeglasemalt kui muidu, et mis on vahepeal võtan ikkagi, saamegi natuke juurde panna. Paneme 7 peale tagasi. Siis siin näitab ära niiskusprotsenti, hetkel 8,1, aga mulle öeldi kohe algul, et sellel kombainil see natukene valetab niimoodi, et kui me seda tšekki teeme ja siis me küsime üle ka teiste kombainide käest, mis nendel see niiskusprotsent on ja siis võtame selle keskmise. Aga suures pildis ega siin väga palju muud midagi polegi. Et süke lihtne ja tavaline, et vaateväli on muidugi hea, tuled on süksed enam vähem videost, võib-olla tunduvad head, tegelikult võiks olla paremad. Teistel kombainidel on paremad. Ja ega see muud polegi. Süked on, sükese töö on, istud siin, jälgid, et lõikaks ilusti. Siit praegu ei näha, aga jälgid seda poolt, jälgid teist poolt, kui vaja on, tõstad, vaja on langetad, vaja on keerad kraade juurde. Saad seda liigutada, ühesõnaga sa pead ise jälgima, et kõik see asi ilusti jookseks siin. Ja kui täis saab, siis annad sul ka ekraani peal märku, hakkavad vilkurid põlema, et vilkuritega ongi see, et kuna nad automaatse peal, mida rohkem täis sinu paak on, seda kiiremini nad vilkuma hakkavad ja kui sa täiesti fullis oled, siis on non-stop vilkumine. Et jah, siuke kokkuvõttev jutt, võib-olla kedagi huvitas. Meil hakkas lõpuks vihma sadama. Küllega lähesed suht shitane, sest et tolmub ja samal ajal sajab, siis jah, tulemus on selline. Tegime ennast just tühjaks Chaserpinni. Chaserpinn tõmbus käbe katte peale, kuigi täpselt nii lollilt, vaata. Praegu tundub, et ei saja jälle, sest sealpoole on taevas suht okei. Selja taga on suht tume. Et ikkagi võeti vastu otsus, et lõpetame ära, lähme puhastama. Sest et kui see suur vihm nüüd kaela jõuab ja täiesti padukat sadab hakkab, siis enam ei jõua puhastada, siis on hilja. Et lähme katsume ruttu puhtaks ära teha kombainid, teeme vihmaluugid lahti. Ja tundub, et tänaseks on kõik. Lähme koju ära. Mõnes mõttes kahju, sellepärast, et ma lootsin töötunde saada, teises mõttes vaba õhtu. Või ütleme, suures pildis vaba päev kulub ikkagi ära, et ma olen kõigest mingi tund aega võib-olla tööl on teinud. 10 punkti küsimus. Kas keegi teab, mis jura see, mida me nüüd üles võtame?
Okei, annan ühe vihje veel. Ei saagi anda, sellepärast kurat, klaas on juba kinni. Aga okei. Äraarvamismäng sai läbi. Õige vastus on Kiker Hernes. Ja ütlen ausalt, seda on tõesti päris sitt üles võtta. Et noh, teised siin hirmutasid mind päeval juba rääkisid. Et see on peavalu. Et see tolmab palju, seda on sitt maast kätte saada, et kogu aeg pead reguleerima selle eest siis heeteri kõrgust. Ja noh, jah, eks ta on siuke nagu ta on, ega ta hea ei ole. Aga samas kiirust on suht suured, et kui me Kreinis ikkagi sõitsime siin mingi 7 ja 8, okei, no tänane päev oli suht kiirem, sõitsime isegi 9 on ja. Siis Kiker Hernel panedki keskelt läbi kogu aeg 9-ga. No praegu ma lasen 8,4, sellepärast et maapind on veits sitt. Suht palju on siukest üles-alla minekut. Ja see on veits sitt ja loodan, et kõik jääb terveks. Ja kell on 1:30 öösel. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Naljaks oli ka see, et me võtsime põhimõtteliselt terve päeva Kreini ja õhtul kell 11 öeldi lihtsalt lambist, et jõu, et mingi tehke kombainid puhtaks ja pange selle Kiker Herne jaoks valmis, et te tulete ka. Me oleme nagu, no selge siis, eks me siis tuleme. Nii, vaatame seisud üle, mis siis vahepeal saanud on. Ära pane seda piiksamist tähele, mul raadiosaate sai tühjaks ja ma panin ta samal ajal laadima. Aga ma hoian teda sees, sellepärast et ma kuuleks, mis Taavi räägib. Ja siis mul on omakorda veel siin raadiosaate ja dual, äge. Aga võtame ikka Kiker Hernest. Nüüd on mingi kell sujuvalt saanud 4 öösel või? Midagi taolist, oot, kas ma saan vaadata samal ajal, kui ma filmin ka või? Ei saa, okei, vahetele. No 3 läbi midagi on kindlalt. Kas päris 4 on, ma ei tea. Ja näe, Ernest pudeneb sinna. Tuleb, kurat. Aga Kiker Herne võtmine on tõesti siuke, ei ole kõige parem töö. Aga nagu ma arvasin, see esimesed runnid ikka hullult jälgid ja tõstad ja langetad mingi ettevaatlikult ja ikka no hullult jälgid. Nüüd paar tundi hiljem kiirused on siuke 9-10 kogu aeg, kui ma alustasin siin 6, 8 ja 7-ga. Ja nüüd enam nii palju ei regulli. Kuidagi sain endal mingi nõksu kätte niimoodi, et viskan ühe kõrguse paika, sellega saab sujuvalt lasta. Ta ei ole nagu liiga madal, ta ei ole liiga kõrge, et ta lõikab kõik ilusti ära. Ja samas ei võta väga nagu seda mulda ka maast ülesse. Aga no vahepeal peab ikka natukene näppima paremaks seda asja. Jah, meid on 5 heederit. Ja see põld pidi mingi rämedalt suur olema. Aga ma arvan, et 5 heederit on sellepärast, et kuna meil nüüd kohe peaks olema mingid vihmased ilmad, või noh, need on tulemas. Ja Kiker Hernega vist on see, et Vau, ei lällasin. Ühesõnaga, kui see Kiker Hernes nagu läbi märjaks saab, siis see kuivab vist meeletult kaua aega. Ja siis me ei taha, et nii juhtuks, sellepärast et meil ei ole aega. Ja siis me nüüd paugutame siin 5 heederiga öö läbi. Siis hommikul tuleb päevavahetus, see paugutab päev otsa. Ja siis äkki saab normaalseks ajaks see Kiker Hernes üles võetud. Katsu siis aru saada, millises reas keegi käinud on. Siin on äkki keegi käinud. On või? Jutt on järele on küll käinud, jah. Tagurdama ma ei näinud. Liiga hilja nägin ühesõnaga. Aga siis jah, võtame selle kiirelt üles ära. Kui sellega ühele poole saab, siis läheme teeme kreini lõpuni, et siis vist tulevad teised kombainid aitavad meil kreini teha. Võida me tegime kuni täna õhtuni siis 2 kreini. Keel on nii selmes, tahad nagu videot teha rääkida, aga samal ajal mingi 100 mõtet jookseb peas. Et väsimus läks ka ära algul, kui ma siia tulin, see oli kell mingi, näe, kurat,
ma loodan, et hüppes eest ära, seal oli lind. Ja mingi kuradi veider lind, ma algul vaatasin rott, aga lind oli. Ja ta ei lennanud, ta jooksis. Nojah, kuula minu huvitavat mähkimist, siis tegelikult oleks pidanud teile tänast sööki ka näitama. Vaata, see on juba järgmine kategooria. Eelmises videos ma rääkisin sellest koerapudrust ja värgist, vaata. Vaat see on järgmine näide. Vaat siis saate selle kujutluspildi endal silmi ette. Peaks tule põlema panema, selle karbi lahti tegema ja näitama, siis on nagu kõigil selge, mida see endast kujutab. Räige väsimus on tegelikult peal, selles mõttes, et eile Taaviga lõpetasime tööpäeva vist mingi peale 5 hommikul või 5 läbi 15, midagi sihukest. Ja kuna kõht oli nii tühi, siis me läksime veel kööki süüa tegema. Tegime peekonit, muna, riivijustuga ja mingit muud manti veel ja see oli viimase aja üks parimat sööke, ma peaks mainima. Kui sa oled ikkagi söönud siin mingi 6 aega jutti, et seda, mida see kokk siin teeb, siis vahelduseks midagi sellist süüa, mida sa ise tahad, on ikkagi väga amazing. Aga täna jah, siuke hullult zombi olla. Ärkasin alles mingi kell 3 päeval, sellepärast et kõik ööd järjest tööl olnud. Vaba päeva pole olnud. Oi jaa, raibene. Kõik ööd tööl, vaba päeva ei ole olnud. Ja reaalselt käidki niimoodi, et hommiku tuled. Heal juhul käid pesus, sööd, magama. Järgmine päev sõltuvad, kuidas sa jaksad, siis ärkad üles, siis sööd jälle, jood kohvi. Kui ärkad natuke varem, jõuad mingi enda asju ka teha, tiksada, aga viimasel ajal pigem mitte. Ja siis lähed jälle õhtu vahetusse. Et ma ei tea, kaua täna läheb. Täna ilmateate kohas peaks nagu sadama hakkama mingi kell, aga ma ei tea millal. Ja lähme siis vaatame. Kell on praegu mingi 4:30 umbes. Läheme teeme seda Kikererne lõpuni ja siis peame tagasi tulema siia seda kreini võtma. Noh, mis kuradi asi see oli? Mingi kuradi normaalne podcast, aga lihtsalt ei kavatsenudki lende tõusta. Nii, siis täitsa vekkis. Ära pane tähele, aga võtame siis Kikerernest päev number 2. Näen, nüüd valges ka selle asja ära, sest et eile ma tulin siia kell 11 õhtul alles seda võtma. Ja praegu on mingi eriline sittpõld lihtsalt, no see Kikerernes on nii madalal, ma ei saa seda kätte normaalselt, ega ma olen liiga madalalt lõikan. Võib juhtuda, et see heedri ots jookseb maasse kinni, siin kõik muld on täis, kõik stakk ja nii edasi ja peab jälle puhastama. Õnneks minul on seda juhtunud ainult 1 korra, eile. Läksin natuke liiga uljaks kätte ära. Täna nii hullu ei pane, pigem sõidan grammikene, siis aeglasemalt. Et saaks normaalselt tehtud, sest ma ei viitsi nii nagu teised. Siin teised toiskavad mingi 10 kilti tunnis, isegi veel rohkem. Mingi 11 on ja kui seal need peaks kogemata eest ots maha käima, maasse jooksma ja see kõik mulda ja sitta täis on, siis nad kulutavad järgmised 15-20 minutit puhastamisele. Et ma arvan, et see ei ole seda väärt selle kohta. Aga lähme kohe jutuga edasi. Nii, ma näitan siis sulle. Meil on siin üks vend. Selle venna nimi on
meie kutsume teda Matiks. Ta õige nimi on Matt. Ja tema on see, kes siin päevavahetuses on sellega sama kombaini peal. Ja ta kogu aeg hädaldab, et mina öösiti küll ei tee ühte asja, küll ei tee teist asja, jätan kombaini puhastamata tema arvates. Ja siis tema peab kõik ära tegema. Kuigi ta tegelikkuses ta ei tee mitte midagi. Ta ei korista, ta ei puhasta, tema järele on alati räige läbu. Ja ta on lihtsalt mingi räme printsess. Kas te palun jääksite vait iga jumala kord, kui ma selle kaamera käima panen, siis nad hakkavad seletama. Nii, vaata seda esiklaasi. Ma ei tea, ma loodan, et sa näed. Ma loodan, et sa näed seda küljeklaasi. Ma loodan, et sa näed seda klaasi. See on siis selle venna puhastatud klaasid. Ma ei tea, kui sa nagu juba tegema hakkad, siis äkki teed nii, et sest kasuga oleks. Mitte nii, et sa lihtsalt teed asja hullemaks. Ja no, salongina. Kas tal on raske võtta vahepeal hari kätte ja see ära puhastada või? Et no, mõni vend on lihtsalt siuke, kellega ei saa asju ajada. Absoluutselt mitte. Ja see on see, et ta räägib minu selja taga seda ühele teisele tüdrukule, kes siin on Taavi tüdrukule, et ma ei tee mitte sittegi ja ma jätan kõik mustaks ja ei korista ja tema peab kõike tegema ja tema teeb kõik õigesti ja siis ma tulen siia ja ma olen nagu valmis selleks, et okei, ta hakkab siis mulle ka seda sama juttu rääkima ja siis ta on lihtsalt vait, patsutab mulle õlale, ütleb, et head vahetust ja läheb koju. Aga selja taga räägib, kui sitasti ma kõik asja teen. Ja siis ta oli mulle täna kirjutanud ka hommikul. Ainus asi, mida ma siis lõpuks nägin, oli pilt salongi filtrist, et oi, see on ju puhastamata. Siis ma olin nagu, no jah, aga siis puhasta ära, et mida sa inised. Ja eks ta oli midagi sinna veel kirjutanud, aga ta oli selle message ära kustutanud. Et siuke väga kummaline kuju on meil siin, jah. Aga pöörame otsa ringi ja... Jep, ja järjekordne päev. Ma ei ole enam numbrid lugenud, mitmes päev see on. Väga mitmes. Eile öösel sai Kiker Ernes kõik üles. Täna jälle tulime tagasi siis kreini võtma. Et 5 kombaini on korraga peal. Ma ootan siin, millal päevase vahetuse vend tuleb ja mind välja vahetab siis. Või noh, mina teda siis täpsemini. Teile öösel läks kombain katki, külje pealt üks kett jooksis maha, tuli välja. Hugo, George, Lili, Eva. Laager, üks hetk. Üle jutt veel, siis mul jäi jutt enne pooleli, aga kombain läks eile katki, täna tehti siis korda, keti laager läks laiali ja täna sellele viskas keti maha ja seest see pöördlev osa eeder ei raiminud normaalselt. Et nüüd peaks kõik kokku olema, saame selle viimase kreini ülesse. Väga keeruline on näidata, sest et ma olen autos ja täpselt see nurk jääb siin ette, aga põhimõtteliselt on näha, et suur tulekahju on jälle kuskil kõrval farmis. Et väga korralik paks suitsupilv on üleval, see on juba siis nädala jooksul teine kord. Et umbes nädala aega tagasi oli siin ka tulekahju, samamoodi mitte meie farmis, teises farmis. Ja ülipaks suur suits oli üleval. Täpselt põhjust ei tea, aga me arvame, et mingisugune põld läks põlema. Seekord siis äkki sama, kui mitte sitemal juhul mõni kombain. Et kahjuks siin süüksed asja tuleb ikkagi ette, aga ma praegu vaatan, et kõik seal pool on tume ja vihma sajab korralikult. Et ei tea, kas see vihm jõuab meieni ka või mitte. Ilmateadet siin küll uskuda ei tasu, et tegelikult ma olen vaadanud seda ilmateadet ja meil lubas nädalavahetuseks siuke, pakun, no mingi 2 või 3 päeval lubas 70% kuni 80% vihma ja päris korralikult millimeetrit, ehk siis sademete hulk on ju. Ja kohale jõudes ainult paar piiska. Et see pole üldse välistatud, kui nüüd lõpuks ilmateade näitab, et vihma ei tule ja tuleb räige padukas. Et noh, jah, elame-näeme, kuidas ja mis sellega. Aga saladuskattel võin öelda, et mõlgutan vaikselt mõtteid, et peale harvestit üldse ära minna siit. Mitte sellepärast, et tööd poleks,
lihtsalt sellepärast, et ma olen siin päris tükk aega juba olnud. Ma olen siin teinud kõike. Traktoritööd, füüsilist tööd, labidat lükanud, kombainiga sõitnud. Põhimõtteliselt kõik olen teinud. Ja praegu ma tunnen, et olen veits väsinud sellest farmivärgist. Hetkeks tahaks mingit kiiret vaheldust. Et tuleksin mingi detsembri lõpus äkki ära. Ja siis Martiniga, see sõber siis, kes Pilligasse jäi, mõtlesime, et läheks teeks väikse reisi. Näiteks Palile mingi 2 nädalaks, siis tuleks Ausse tagasi. Ja siis läheks vaataks mingi uue koha, teeks mingis uues kohas tööd. Et lihtsalt vahepeal liikuda, natuke seda Austraaliat näha ka selle esimese aasta jooksul. Ja kuskil mujal veel midagi teha. Et siin peale arvestab tõenäoliselt läheb lahti jälle irrigation ja ma ütlen ausalt, väga ei viitsi seda irrigationit teha. Et mõtted on meil igasuguseid. Martin tegelikult juba tuli Pilliga farmist mingi paar päeva tagasi ära. Alustas siukest sooloprojekti, et ta siin reisib praegu ringi. Glen Innes või mis kordi koht see oli, kus ta läks esimest korda nüüd. Oli seal vist 2 päeva, nüüd ma ei teagi, kus ta omadega on, sest mul internet ei toimi normaalselt keset põldu. Just saatsin talle voice clipi, küsisin, kuidas ta läheb ja mis ta teeb. Ja kuulsin, et Karl ja Erik vist ikkagi ka liiguvad kusagile mujale, et meie boss siin, millal ta ükskord vastab ja millal ta ükskord ütleb, et tal on vaja uustöölisi või mitte. Et ilmselgelt selle peale ei tasu lootma jääda ja tasub vaadata, kus on paremaid võimalusi siis nii öelda. Et siis ma olen ise ka ikkagi mõelnud, et peaks liikuma. No, ma ei tea, Taavi ja Andra võib-olla ilmselt jäävad siia edasi. Ma ei ole neile öelnud veel, et ma nagu konkreetselt tahan ära minna. Ma ei ole veel bossile ka öelnud konkreetselt, et ma nüüd lähen. Et peaks Martiniga mingi kindla plaani paika ära lükkama ja siis ma arvan, et ma olen mingi, jah. Praegu meil on detsember pole veel alanud. Aga kui nüüd detsember algab, siis oleks mingi 2 nädalat veel või 3, siis võiks ära minna. Ja see on ikka suht karm. Seal pigem põleb põld koos kombainiga, mul on siuke tunne. Suht jõhker. Tegelikult see on nagu suht julm, nad alles kustutasid ära ühe ja juba on järgmine. Või siis on see sama, mida nad kustutasid, mis läks nüüd uuesti põlema. Aga tundub, et see kord läks veel hullemini põlema kui eelmine kord. Et see suits on ikka suurem. Päris karm, päris karm. Sealpool tundub siuke kahtlane, sajab normilt. Kaamerast nii vaatan siin nagu eriti näha. Et ega siin vist ongi viimased runnid, mis me teha saame ja siis pakime kokku ja lähme puhastama, sellepärast et kui see vihm meieni peaks jõudma, siis on liiga hilja juba. Siis enam väga midagi ei puhasta. Et see kogu see tolm muutub poriks ja see läheb lappama. Aga kombain on täna mingi katkilambist, see nagu tegelikult see peaks automaatselt toimima. Väga moodne, väga uhke, kaasaegne frontloader. See vist on rendikas. Me oleme Prügimäel. Like, subscribe, bell, notification. Taavi juba teab, kuidas asi käib. Tasub jantida. Jah, vaatame, äkki tahab ka sõita. Taavi on kõike seal sees. Taavi, vaat. Tundub, et on lõbus. Tuul on ikka nii räme, et siit pole midagi kuulda täna. Oi jah. Love my life. Taavi, mis teed? Tuul on nii räige, meid nii kuulda ei jää. Aga nii nagu austraallased ütlevad, take your time. Hea jahutav tuul saab siin motherpinni all magada. Ja keegi taga ka ei otsi. Look busy. Patti oleks vaja, et võiksime pikatseda ka mõne tunnikese. Elu viimasel ajal on meeldiv, ma ütleks. Nagu sa näed, siis
arvest on läbi saanud ja see tähendab ju ainult üht. Ei, ma täna ei ole siin selleks, et tõmmata paipe käima või alustada neid sektsioone või midagi, sest nagu sa näed, siis siit on kõik üles tõmmatud. Ehk siia tuleb rotopakiga uued vaalud teha, et see vesi saaks joosta sinna. Aga teistpidi, vaadake, mis on positiivne. Cotton kasvab. Ja tuul on nii räme jälle, et ma ei tea, palju seda juttu peale jääb, palju seda juttu kaduma läheb. Aga hetkel seisud sellised, jah. Tahaks kohe öelda selle irrigationi hooaja alguse kohta paar ilusat sõna. See on nii Aga täna siis tulin siia põllule, sest et siin kuradimaa oli väike keeristorm vahepeal. See tegi suht palju kurja niimoodi, et enamus need paibid olid kuskil lihtsalt laiali. Nii et ma korjasin nad kokku ja viskasin nad tagasi. Osad on vees, neid ma püüdma ei lähe, sest et ma ei oska ujuda. Või noh, jah, siin ei saa ujuda. Ei ole soovituslik. Aga tegime siis selle asja korda. Taavi läks spreederi peale. Väetab Cottonit. Mina ootan, kuni minu traktor valmis saab. Kui mu traktor saab valmis, siis ma tulen ka nendele põldudele, kus Taavi juba spreedinud on. Siis ma hakkan neid vaovahesid uuesti tõmbama. Ma ei tea, mille jaoks, aga noh. Kui nii öeldakse, siis nii tuleb teha. Seal tagapool, vaatame, zoomime sisse ka. Seal käib harvest veel. Aga kuna siin on suht vähe jäänud teha, siis meil ei ole enam vaja öövahetust. Nii et päevase vahetuse vend jäi seda lõpetama seal. Ja mina, vaene hing, kes ma olin öövahetuses, mina lähen siis tagasi Cottonit tegema, irrigationit. Lemmikosas on kuradi Austraalias, ma ütlen. Aga noh, näis. Tegelikult ei viitsi. Samas nagu raha tahaks. Samas nagu tagantjärgi mõtled, see ei ole ju nii hull. Kannatab ju nagu. Aga noh, ma ei tea. Vaatad, mis saab. Kell on seal, ma jalutasin tagasi auto juurde, sellepärast et ma tegin üksi terve selle põllu. Lokki läks teisele poole teist põldu tegema. Ja me olime nii geeniused, et ma oleks võinud siia poole teed parkida auto, aga me tulime teist kaudu ja seal on tupik. Nii et nüüd saame siis jala tagasi kõndida. Tegelikult ma tahtsin tee pealt minna, aga kuna nüüd kuradi ülekäigu sillad on meil nii sitad, tuulega räigelt kõiguvad ka, siis ma otsustasin, et ma ei roni sealt üle. Ma pigem kõnnin siit poolt tagasi, aga ma ei hakka üle selle silla minema, sest et suure tõenäosusega ma kukun vette. Päris väsitav on rääkida, kui ma olen ise väsinud. Seega aitab küll. Ma lähen lõunapausile, söön ja kui me teeme midagi normaalsemat, siis ma näitan jälle.